Kell on 2:52 ja ma just käisin pesemas. Ja nüüd peab viimased asjad kokku panema ja sööma ja siis lennujaama. Et ma räägin nüüd ära, kuidas mul algselt pidi see kõik olema, aga mu reis pidi välja nägema nii, et Tallinn, Viin, Thessaloniki, ma ei tea, kus see rõhk seal Thessaloniki igatahes, Kreeka on ju. Ja nüüd, kuna mu esimene lend tühistati ja mul oli vaja nagu asenduslendu lende, siis ma lähen nüüd nagu Tallinn, Riia, Berliin, Viin ja Thessaloniki. Ja mõne nende lennu vahel on nagu ülinapp, nagu see vahe nagu kellaajal sealt. Ja ma ei tea, kas ma jõuan kõikidele lendudele värk-särki ja sellest ma filmin ka, et oleks ju tore jäätustada see, kuidas ma mingi 4 erineva lennuga pean jõudma Kreekasse, nagu kuidas ma lendan nagu läbi Euroopa. Ma ei tea. Ja siis veel Kreekast pean veel bussiga kuskile sõitma. Minu make-up rutiin siis oli see, et koolutasin lüpsmed, panen natukene highlighterit paljale nahale. Ja that's about it nagu. Ma seda lüpsmetega ma teen niimoodi, et ma koolutasin need ära ja siis ma panen vaseliini peale, need püsivad nagu ilusti kooldus. Oleme 10 minutit graafikust maas. Hetkeks arvasin, ma olen ära kaotanud oma ID-kaardi ja pangakaardi, aga ma jätsin need autosse, parta tšokki. Hei rahvas, hetkeks oli mega confusing, sest et mul oli siin värav A3, aga ma olin C-terminalis ja see näitas mulle ainult exitit, siis oli väga segane. Aga kõik on korras, kuna ma lähen mingi teise inimese järgi. Eks õppetund, kui sa oled eksinud, siis otsi teist endasugust. Mul oli just kõige stressirohkem lennukil ootamise minek, aga Viin, here I come, loodetavasti ma jõuan oma järgmisele lennule. Õnneks see nagu lint käib juba, see on hea märk on ju. Baggage claim, minu oma siin. See Berliin. Miks mu kohvrit ei ole siin? Ma ei hakanud, no. Okei, lahe pagasilint, eks ole, minu pagasid seal ei olnud, ilmselgelt. Ja siis infolood, mis siin on, see töötama peab minema kuskile terminal number 3. Ja mu lennuki väravad suletakse tunni aja pärast. Jälle uud riiki, eks ole. Ehk siis love that for me. Lähen siis sinna viimasele lennule ja mul on siin pimpel, sest et stressed out. Tere vlog, ma pole ammu rääkinud, et siin juhtus nii palju asju vahepeal, aga ma jõudsin oma lennule ja siis vahepeal praegu nüüd ma olen Kreekas bussijaamas.
algul läksin vales peatus maha ja nüüd ma jõudsin õigesse kohta ja nüüd ma ootan oma bussi, mis läheb 15 minuti pärast. Jej! Nii, kõigepealt ütleks ära, et ma loodan, et te kuulete mind, sest ma pidin tegema rõdukse lahti, kuna siin on nii retsid palav, eks ole. Siis teiseks, kui mu kulmud tuntuvad natuke imelikud, ebaühtlased, siis microblading korb mul hetkel maha, ehk siis sellepärast näeb siuke välja, on ju. Aga ma peaksin selle video ära lõpetama, sest et see läks natukene valgus kuidagi laia. Ma lihtsalt nagu täiesti väsin, ma olin nagu nii nagu ma magasin lennuki, siis üli unesega on hästi siuke all over the place olin omadega. Aga põhimõtteliselt nägite, ma lendasin ära siis Tallinn, Riia, Berliin, Viin ja Thessaloniki. Ja siis Thessaloniki lennujaamas ma läksin sinna bussijaama ja siis bussijaamas sõitsin 2 tundi oma siia linnakesse. Ja nagu nüüd ma tean, kui ma seda ütlen, see kõlab ülilollilt, aga ma võib-olla panen siia klippiga veits oli naljakas. Pidin neile Lidlisse minema, et osta endale seal mingid riidest ja mu reast oli kaasas ainult see T-särk, eks ole, siis biker shortsid, spordirinnahoidja ja siis on mingid mountainsid ja pusa, mis seal on, aga ega nendega siin kliimas väga midagi ära ei tee, on ju. Pidin minema Lidlisse, et osta endale uued riided või mingid asendusriided. Ja siis nagu ma olin oma selle, ma ei tea, kas just mentoriga, aga juhendajaga, ma ei tea, kellega olin koos seal. Ja siis ma sain sealt Lidlis sain nagu aluspesu, see oli okei, vaata sokid, värk seal okei. Ja siis ma ostsin nagu 3 toppi ja nagu peamiselt selleks, et mul oleks esiteks millega magada ja lihtsalt nagu, et oleks olemas. Aga need topid näevad nagu ülikoledad välja, kui mul on need biker shortsid, nagu nendega need üldse ei sobi. Okei, nagu lihtsalt nagu ma nutvast, see on nii loll põhjus. See on nii loll põhjus, on ju. Aga ma pidin Lidlist endale riideid ostma. Nagu ma tean, et see veits hale, aga nagu ma nutan selle pärast, ma pidin Lidlist riideid ostma. Ei no see on tegelikult mitte selle pärast. Ma ei tea, aga olen korteris nüüd jäi. Ma ei tea nutada selle. Siis ma pidin Lidlist riides, see on nii koledad. Nagu ma olin nii kurb, et mu kõik need riidid asjad on kuskil teab kus on ja nagu ma ei saa neid millal, või ma saan neid kunagi kätte, aga ma ei tea millal ja see on hästi nagu väsitav, siis ma teadsin, et ma pean hakkama täitma järgmisel päeval, ehk siis täna mingid ankeete, meile saatma, helistama, kirjutama, uurima, et kus mu kohver, kuidas ma selle kätte saan, kuidas nad selle siia toimetavad. Kohvri update on praegu see, et see on Berliinis. Arvatavasti minu kohver, sest et see vastab täpselt kirjeldusele. Seal on täpselt need nagu vist suht kindel, et see on minu kohver seal, aga sellel polnud lihtsalt seda sihtkoha riiki, ehk siis sellepärast see ei jõudnudki Viini Berliinist ja ma ei tea, nad saadavad selle nüüd millalgi siia, aga lihtsalt ongi see, et ma ei tea, millal nad saadavad selle. Okei, põhimõtteliselt kohvri update on hetkel siis selline, et täna on neljapäev, 3. september, et see lennutatakse täna Berliinist Frankfurti ja siis homme Frankfurdist Thessalonikisse ja siis reede-laupäev millalgi peaksid nad selle kuidagi mulle siia, ma ei tea, kas siis mingi kulleri teenusega igatahes kohale toimetama, nii et kohver on minu poole teel ja see tõesti oli minu üksik kohver seal Berliinis, nii et jeei! Likeige seda video, kui teile meeldis see ja kui te tahate näha tulevasi videosid Kreekast ning vajutage subscribe või telli nuppu, sest eelmisel videol oli näiteks 61% videovaatajatest ei olnud tellinud mu kanalit. Fun fact. Nii et vajutage telli ja subscribe nuppu ja jätke alla kommentaar. Milline nutuhetk oli teie lemmik, kas siis, kui ma arvasin, et ma jään oma lennust maha, mu pagas oli kadunud, kui ma pidin Lidlist riited ostma või äkki seal oli veel mõni moment, mis mulle hetkel meelde ei tule. Andke teada, davai, bye!